aga kui sa leiad, et sa oled ikkagi väga hädas, sa ei tea ikkagi, mis käsklusid kasutada, kuidas oma käsklust veel uhkemaks teha, siis on olemas niisugune generaator, prompti generaator, et sa panedki mingi sõna siia, mida sina tead, nii palju, nagu sa tead, et ta teeb seda palju uhkemaks, vaata. Cat. Näed, panin lihtsalt kätte, vaata, mis ma sain nüüd. Väga suure, pika prompti praegu. Ja sõltud, kui pikalt sa pane, muidugi üle pikemaks, aga ma panin lihtsalt kätt. Ta paneb inglise keeles muidugi. Aga sa saad seda tõlkida ümber, kui on soovi, kui sa ei saa aru, mis ta siin tegi praegu, et tahaks meelde, et ta siin juhtus, mis sõnad siin tulid. Et ta paneb siia kunstnike nimed juurde, et sinu enda asi, kas sa tahad jätta sisse või ei taha. Natuke eetikavärk on, jah. Aga Dali ei pruugi ka neid teada, et Dali, kui sa tahad kasutada mingi kunstnike nimesid, siis tema vast tunneb kõige rohkem vot siukesi, kes on nagu tõesti tuntud. Keda sa peaksid kaast teadma. Noh, neid esimesi vast ikka teadsin. Jah, saad neid teisi ka vaadata, et noh, nende omida võib-olla teab ikka, ta saab nende stiilis teha asju. Jah, ja siin ma panin näiteks midagi pikemat, siis ta lisas siia juurde digitaalillustratsioon, neon, valgustused, sürreaalne, sci-fi, kontseptkunst, mingid värvilised efektid ja nüüd, kui ma annan seda uuesti talle, äkki ma tahan veel mingit sõnu, ma ei tea, miks. Ma võtan nüüd siit uuest veel mingid asjakesi, mis ta pani. Andke. Ma panen lihtsalt selle siin. Ma nagu kombineerin kokku nüüd mingid huvitavad märksõnakesed oma vahel. Close-up ja... panin eesti keeles ka või? Enne ei pannud. Siin ta panin inglise keeles. Okei, ma ei tea, miks ta siis lollitab. Vot. Ja see on täitsa tasutasin jah, et sa ei pea siin midagi maksma midagi. Saad teiste omiga vaadata, mis nad siin teinud on. Oi, palju siin juba. Katastroof juhtunud isegi siin. Aga võimalus kasuta. Panin sulle lingi ka juurde, et saad siia tulla.